Nii, tere kõikidele praegustele Vempli ja Vitsa klientidele ja ka loodetavasti tulevastele Vitsa ja Vempli klientidele. Et täna oleme siin siis mina Vitsast ja Egon Vemplist ja eesmärk on täna tutvustada siis me mõlema platvorme. Vits siis eelkõige töötervise tõhutuse poolest ja Vempli siis töötaja töö- ja puhkeaja korralduse ning personalihalduse koha pealt siis. Ja me teeme täna siis selliselt, ehk siis kõigepealt ma annangi sõna Egonile, kes räägib siis ja näitab ka, mida teeb Vempli. Siis räägin mina, näitan teile Vitsa, räägin, mis Vits on, milleks võimeline siis Vits on. Ja siis räägime ka natuke sellest, et mis siis ühist on Vitsal ja Vemplil. Ja loodame, et saate selle tulemusena hea ülevaate ning siis võib-olla ka otsustate meie koostööd siis ka enda ettevõttes rakendama hakata. Aga ilma pikema sissejuhatuseta, Egon, annan sõna sulle ja kohe ilmub ka sinu ekraan, nii et saad üle võtta. Super, ideaalne sissejuhatus, ütleks ma selle peale. Ja, tere, mina olen Egon, mina olen siis Vempli müügi ja äriarenduse juht. Vempli ise muidu on siis aastast 2017 aastal alustatud ettevõte. Nii-öelda, et investorid asju meil ei ole, eks kõik on oma rahastuse peal nii-öelda siis toimunud. Ja ütleks viimase sellise 1,5–2 aasta jooksul on tekkinud nagu suuremad läbimurded, et oleme oma nii-öelda siis tarkvara nii-öelda siis paremaks saanud, suuremaks saanud ja nii edasi. Et täna ongi meil suuremad kliendid võibki nimetada, on siin erinevates sektorites, on näiteks Forus, Alexela, MyFitness ja nii edasi, ja neid tuleb ka juurde. Aga siis rääkides natukene Vemplist ja tutvustades seda, et teingi sellise hästi lühikese ja mõnusa nii-öelda ülevaate. Proovin mitte väga kiirustada, aga samas ka mitte väga süvitsi minna, et kui tekib lõpuks küsimusi, siis küsimusi saab alati esitada, et hiljem võtke ise ühendust ja nii edasi. Aga muidu siis töölaud on enamasti siis administratiivsele poolele. Siin ongi esimesena kohe sellised asjad nagu kiirteed. Et kui me vajutame mingisuguse kiirtee peale, siis ta viiskab meid ka koheselt siis selle nii-öelda vajaliku mooduli juurde. Samamoodi siin allpool on erinevad kuvatavad paneelid, erinevad töötundide graafikud, töötunnid objektide kaupa, lähenevad tervisekontrollid, kinnitamata töövahendid või tööjuhendid, sinu enda nii-öelda siis kuutöötunnid või viimased tööajad, erinevad lähiaja puhkused puudumised, kinnitamist vajavad puhkused puudumised, tööstaažid, sünnipäevad, töötajate arvu graafikud, töötajate arvu ajalugu ja nii edasi. Et need kõik on tegelikult võimalik siis enda nii-öelda siis soovi järgi ka sättida, et mida me tahame näha, mida me ei taha näha, mis järjekorras ja nii edasi. Töötajate vaate poole peal on juba siis selline olukord, et seda töölauda kui sellist töötajate ei kuvata, vaid siis enamasti ongi, kes kasutab siis nii-öelda läbi äppi oma tööarvestust, tuleb siia ette nii-öelda timer ja siis läbi selle saab oma tööaegu nii-öelda siis registreerida. Muidu siis ütleme üleüldine selline kalender on siis kõigil nii-öelda olemas. Küsimus on lihtsalt õigustes, et kui palju, kes mida näeb, kas ainult enda oma, kas grupipõhiselt või kogu ettevõtte oma. Ja siin ongi koheselt selline ühine kalender, kus me näeme, et siin on tööajad, planeeritud tööajad, hüvitised, puhkused, puudumised ja erinevad sündmused. Sündmuste alla enamasti siis kanduvad koolitused ja nii edasi. Ongi siis koheselt siin all väike paar näidet ka, et näiteks ongi siis planeeritud mingisugune sündmus. Sündmuse nimetus ongi siis tööohutuse koolitus. Sündmuse liik ongi nii-öelda koolitus, millal alustatakse, millal lõpetatakse, kes on selle nii-öelda siis sündmuse loonud, kes on osalejad, kas see osalejad on need kinnitanud selle osalemise või mitte, mis ressursse kasutatakse ja erinev muu informatsioon. Ja vajadusel ongi siis võimalik erinevaid lisavälju teha, et näiteks, kes on koolituse läbiviija, koolitusega tutvumise materjalid ja nii edasi. Samamoodi siis siin ühtstes kalendris koheselt tegelikult töötajad, kui vajutavad ja tõmbavad näiteks siin erinevate päevade peal, saavad teha siis oma hüvitise või puhkuseavaldusi. Et ongi näiteks võtsin puhkuseavalduse, valin puhkuseliiki valides saan ka näiteks võttagi põhipuhkuse. Aga siin ma näen koheselt ära ka, et palju mul põhipuhkuse nii-öelda jääki on. Et koheselt töötajatel on olemas selline jäägiarvestus enda silmade ees. Muidugi raamatupidamisele tähtis, kas siis koos palgaga või enne puhkust. Töötaja märgibki ära oma algus-lõpp kuupäevad
seisundtöötajate alati kinnitamist ja ettevõtte siseselt saab kuni 2 korda kinnitamisring toimuda, ehk siis töötaja määrab puhkusavalduse, otsanijuht kinnitab ja siis lõpuks kinnitab siis näiteks omanik või raamatupidaja või kes iganes siis seal ettevõttes peaks seda tegema. On võimalik ka puhkusavalduse juures selline moodul sisse lülitada näiteks, et puhkuse asendaja, ehk siis kui mina tahan puhkusele minna ja tean, et näiteks keegi teine peaks mind asendama sellel ajal, siis samamoodi läheb see nii-öelda kõigepealt siis asendaja juurde, kas asendaja kinnitab ära, et ta on nii-öelda, et temal on võimalik siis mind asendada sellel kuupäevadel ja nii edasi. Edasi minnes siis tööaegades vaadataski, et ütleme, et Vempli puhul ongi suhteliselt lihtne, et on ka kas läbi äpi, start-stop süsteem on ju, läbi biomeetrilist seadme, kus siis on nii-öelda nägu, näpp või kaart. Ja kolmas variant on siis läbi planeeritud töötundide, ehk siis tähendabki seda, et kui tööajagraafikud on nii-öelda siis planeeritud tööajagraafikute alusel tekivad ka siis reaalsed töötunnid ja vajadusel saab muidugi loomulikult neid ka siis muuta. Erinevad käesolevad kuu töötunde töötajad näevad ka siin iseenda kohta nii-öelda, mis on tehtud ja nii edasi. Hüvitiste poole peal jällegi ütleme selline väga terviklik tegelikult lahendus, et väga paljud, kes juba tänasel päeval Vemplit kasutavad, on näiteks oma kuluühikutest sellise asja välja võtnud nagu Stebi. Ja miks on see, et Vemplis on väga lihtne ise luua erinevaid hüvitise liike, panna nimetused, panna lühendid, võttagi koheselt ka nii-öelda see arvestamisviisid, et kas ta on fikseeritud summa, valitav summa või valitav kogus. Ja kui ma võtangi mingi fikseeritava summa ja vajutan siia näiteks 200 eurot, siis ma võin koheselt märkida ära, mis on siis selle nii-öelda jäägiperiood. Siis on maksimaalne summa, mille ulatus saab antud perioodis hüvitist võtta ja vajadusel lõpuks siis siin on lihtsalt näidisena toodud raamatupidamisprogramm Merit, aga muidu siis erinevate raamatupidamisprogrammidega saab ka need impordikoodid sisse kanda ja saame siis liidestada nii-öelda raamatupidamissüsteemidega. Kogu see ülejäänud nii-öelda jäägiarvestus kui selline siis toimub samamoodi Vempli süsteemis, kõik jäägiarvestused on siin nii-öelda olemas ja kõik siis hüvitiste nii-öelda avaldused on siis siin olemas ka, mis on kinnitatud, mis on kinnitamata, mis vajavad kinnitamist ja nii edasi. Ja kõiki neid asju saab ka siis vajadusel filtreerida ja erinevaid jääke erinevate hüvitiste kohta on samuti töötajatele võimalik näha, mis perioodi vahemikus, mis on jäägid ja nii edasi. Puhkuste puudumiste juurde minnes jällegi samamoodi. Esimese asjana on kohe meil ees avaldused. Enamasti õiguste põhiselt on töötajad näevad ainult iseenda avaldusi, administratiivne pool juba kõiki avaldusi, saavad ka neid seisundeid kinnitada, tagasi lükata ja nii edasi, et kõik vajalik on siin informatsioon siin ees. Erinevad jäägiarvestused. Samamoodi jällegi, miks väga palju tahetakse Vemplit kasutada see, et Vemplit saab luua siis iseenda ettevõtte näo järgi, et ükski asi ei ole nagu peale sunnitud või surutud, vaid me saame jällegi ise, kui me tahame uusi puhkuse liike nii-öelda siis nimetada, luua, panna lühendid, panna kõik seadistused paika, panna piirangud peale nendele erinevatele puhkustele või puudumistele. Kas me arvestame mingisugust jääki või arvest, et kogu see siis käib nii-öelda teie enda nii-öelda ettevõtte siis loogika järgi. Ja erinev samamoodi jäägiarvestus on ka siin olemas. Enamasti, kui hakatakse kasutama, siis ühekordselt võetakse välja siis hetkel olevast nii-öelda siis programmist mingi kindla kuupäeva seisuga puhkusejäägid. Me tõmbame need Vemplisse sisse ja alates sellest siis Vempli hakkab tegelikult ise arvestama puhkuste puudumiste jääke ja panemegi siis raamatupidamisse nii-öelda tarkvaraga koostöösse. Planeerimise poole peal väga siia tegelikult süvitsi ei lähekski, aga siin me saame enamasti luua erinevaid sündmuse vaateid. Enamasti tehaksegi siia näiteks koolitused, kus märgitakse ära mingid tööohutuskoolitused ja nii edasi. Väga on ka mingid ettevõtted, kes on meil teinud kogu tootmisplaneerimise põhimõtteliselt siia üles ehitanud. Ehk siis me saame jällegi siin erinevate staatuste, teavituste näol nii-öelda tegelikult toote uksest sisse tulemiseni, kui siis toote uksest välja minemiseni uuesti saame tegelikult samamoodi siia Vempli süsteemi sisse ehitada ja kõike saabki siis nii-öelda kuvada kalendris ja nii edasi ja nii edasi. Aga töögraafiku poole juba minnes on ka siis erinevaid nii-öelda lahendusi. Populaarsem lahendus on siis see, et kasutatakse planeeritud
reaalset ja võrdlevat tööajagraafikut ja teine variant on siis nii-öelda tavaline tööajagraafik, kus me siis nii-öelda, kui me planeerime tööajagraafikut, siis me planeerime kui juba reaalseid tööaegu. Aga muidu planeeritud tööajagraafiku puhul ongi see, et planeeritakse ette siis mingisugune tööülesanded või tööajad on ju, et panemegi näiteks siin, ma panen 8 näiteks 15 kuni, ma ei tea, 17:30. Saamegi siis neid kõike siin ilusti lohistada, kopeerida, pasteerida ja nii edasi. Samamoodi erinevad siis riigile seadused tulenevad koheselt välja, et mis probleemid võivad tekkida. Et kas siis viimase 168 tunni jooksul puudub 47 tunni pikkune puhkeperiood või hoopis näiteks viimase 24 tunni jooksul puudub 11 tunni pikkune puhkeperiood. Erinevad puhkust puudumiste avaldused, neid jõuavad kõik siia sisse. Saab kasutada ka nii-öelda siis lühendeid. Kogu statistikaveerg jookseb siia erinevate planeeritud töötundide, planeeritud tööpäevade, planeeritud ületundide ja nii edasi lõikes. Teine siis ongi see, et kus tulevad siis reaalsed töötunnid, mis siis tulenevadki siis kas läbi äpi, läbi biomeetrilise seadme või läbi planeeritud töötundide. Samamoodi jällegi kogu statistika siin olemas. Siia on näiteks juurde pandud ka töötasu, ehk saame arvutada koheselt ka töötasu välja vajadusel. Aga muidu siis kõik need reaalsed töötunnid jooksevad ilusti välja. Ja miks on näiteks mõned siin teist värvi, on sellepärast, et ma olen värvinud lihtsalt ühe objekti oranži värvi ja siis selle objektiga seonduvad tööajad on ka siis oranžid. Ja siis lõpuks ongi siis võrdlev tööajagraafik, kus ma näen, et mis on siis planeeritud, mis on reaalne nii-öelda tulem ja kogu statistika siin samamoodi olemas. Ja kõiki neid statistikaveerge ja nii-öelda vajadusi on tegelikult väga palju võimekust on Vemplil, et küsimus on lihtsalt, et mida teie ise tahate kuvada, kui palju ja nii edasi. Et nüüd ma nüüd allpool natuke keringi seda punast liini, et mis ei ole nii-öelda sisse pandud, aga tegelikult on siin nagu väga palju erinevaid variante, mida on võimalik siis ka siin sisestada. Edasi minna siis halda objektide juurde, et ongi siis see, et meil on olemas nüüd selline asi nagu objektide kaardid, ehk siis objekti kaardil me näeme kohe ära erinevaid nii-öelda põhiandmed. Põhiandmed siia samamoodi me saame veel lisada, et näiteks olengi siia lisanud väravakoodi. Suhteliselt lihtne Vemplis erinevaid lisavälju tehagi, ongi siis näiteks panengi, ma ei tea, objektijuhi number näiteks, panengi siia täisarv, salvestame ära ja nüüd, kui ma tahangi nii-öelda objekti seda objektijuhi numbrit siia sisestada, saangi seda teha, salvestan ära ja nüüd meil ongi siis objektijuhi number siin samamoodi olemas. Erinevatel objektidel saame luua erinevaid objekti rolle, samamoodi erinevaid dokumente saame siia laadida ja väga paljud ettevõtted siis koostavadki uusi lisatabeleid, ehk siis mis ongi näiteks, ma ei tea, joonised, juhendid, pakkumised, mis materjalid sinna võib-olla on kulunud või materjalikulu, et see, kuidas ettevõte seda tahab näha või teeb, see on jällegi teie enda nii-öelda üles ehitada. Erinevad aruanded, ma ütleksin, on Vemplis selline kirss tordi peal, et meil on endal tegelikult väga palju erinevaid aruandeid juba siin sees olemas, saame välja kuvada, võtta Excelis, PDF-is või CSV-s. Aga ikkagi see aruannete mallid, mida Vemplis siis võivad teha, on see, et te ise saate luua omaenda aruandeid, võtta ise need read välja, mida te soovite, need veerud, mida te soovite, need andmeliigid, mille kohta te seda aruannet lõpuks välja tahate. Ja andmeliikide ja asjade puhul on ka veel see, et kui me teeme erinevaid lisaväljasid või lisatabeleid, siis ka nende kohta saame hakata erinevaid aruandlusi välja võtma. Et see on nagu väga selline tahetud asi siis Vempli-süsteemi poolt ja miks väga paljud ettevõtted on ka siis meie peale tulnud, on see, et saavad väga palju erinevaid aruandeid ise luua ja täpselt sellisena, nagu nemad tahavad, ilma ühtegi lisaarendstundi maksmata ja nii edasi. Saame panna muidugi automaatseid aruandeid jooksma, näiteks ettevõtte juhid soovid iga hommik kell 8 kohvi kõrval väikest aruannet nautida, seda saab teha. Samamoodi kõik aruannete logi ettevõtte kaitsmiseks, et kõik, mis aruanded on välja võetud, kõik on kohe näha, millal on alla laetud, mis on nimetus, kes võttis ja nii edasi. Liideste taustatööde puhul ütlekski nii palju, et Merit on siin meil väga hea näide, et panemegi lihtsalt Meriti puhul saamegi sisestada lihtsalt API ideed, erinevad võtmed, erinevad impordikoodid, salvestame ära ja saamegi lõpuks siis, kuidas andmeid saame importida, ongi see, et valime kuu,
valime töötajad, erinevad, mida me soovime eksportida, vajutame alusta nuppu ja siis andmed hakkavadki liikuma siis raamatupidamissüsteemi. Ja samamoodi siis ka nii-öelda töötajate eksport, et kui olete Vemplisse oma mingi uue töötaja sisestanud, siis me saame lihtsalt selle töötaja valides lihtsalt mare eksportida ja jõuab samuti siis Meritisse. Ja loomulikult on siis teised raamatupidamisprogrammid saab samamoodi lahendada, on siis Directod, Safid, Bolt 365 ja nii edasi. Personali poole minnes, kõigepealt võtan korra selle demo lahti, aga põhimõtteliselt ongi see, et järjekordselt nagu objektikaardigi oli, siis on põhiandmed. Neid põhiandmeid me saame siin erinevaid sisestada juurde. Siia olen teinud näiteks valikuvälja jope suurust ja jalanumbrit juures, et kui töötaja tuleb, ta saab ilusti valida, et kas X, S, S või M, mis on tema nii-öelda siis jope või jalanumbri suurus. Erinevad töövahendid, tööjuhendid, tööandjate poole pealt juba varsti nii-öelda annan sõna siis ka Jaanikale, on ju. Aga muidu siis ongi, et kui töövahendite või tööjuhenditega on nii-öelda tutvutud, siis saabki neid kinnitada. Kinnitame ära, nendest kinnitamist asjadest jääb kohe see kuupäev ja kellaaeg ka nii-öelda alles, millal on seda tehtud. Nüüd siis edasi minnes korra töölepingute poole, võtan ka siis tiivi lahti. Tiivil on siin ilusti üks tööleping tehtud. Ongi see, et määratud on alguskuupäev, lõpuks vajadusel ka lõppkuupäev, lepingu liik, kas tööleping, käsundus, juhatuse liikmeleping või töövõtuleping, mis on koormus, ametinimetus, kas palgaliik on tunnitasu või kuupalk, mis see siis kuu või tunnitasu on, kas arutame katseaja lõpu automaatselt või määrame katseaja lõpu ise. Nüüd on siis ka nende töölepingute mõttes sisestamine nagu erinevad viisid. On siis üks kaneerite need sisse või on teil omal mingisugune dokumentatsioon olemas ja valite faili ja panete selle siia sisse või hakkate kasutama siis Vempli dokumendi malle, kus ongi siis ütleme niimoodi, et paneme näiteks mallidena sisse, et nimi, perekonnanimi, isikukood ja nii edasi, kõik vajalik informatsioon. Et kui töötaja tuleb siis iseteenindusportaali Vemplisse, täidab ilusti oma andmed, personalijuht kontrollib ilusti üle, kõik on korrektne, siis samamoodi tekib siia nii-öelda muutmisnupu juurde, siia ettepoole natuke tekib ka allkirjastamisnupp, et mõlemad osapooled saavad kohe siis Vempli süsteemis ka nii-öelda digiallkirjastada töölepinguid. Siis ongi erinevad tulumaksuvaba miinimumid, tervisekontrollid, töötajalapsed, sõidupäevikud, puhkused, puudumised, erinevad koolitused ja olen teinud jällegi mingisuguseid lisatabeleid majutuse kohta või töötajate dokumentide kohta ja nii edasi. Ja enamasti neid lisatabeleid saab teha nii palju, kui hing ihaldab. Keskmiselt tehakse 10–30 neid, aga jällegi see ettevõttest sõltub. Siis ongi selline kuivem Exceli tabel, kus me saamegi erinevaid asju filtreerida, töötajate grupid, kes missugustesse gruppidesse kuulub, saame anda ka grupipõhiseid õigusi. Samamoodi näeme ka visuaalselt ära, kes kuhu gruppi kuulub, samamoodi organisatsiooniskeemi puhul, et näiteks suurtemate ettevõtete puhul, miks me olemegi selle teinud, on suurtematel ettevõtetel on juba rohkem kui 50 töötajat näiteks. See võib-olla sellist kuivast Exceli tabelist ei loegi välja, et pole nii-öelda struktuuri paika pandud, aga siin visuaalselt on kohe väga lihtne ja hea näha ja saab kohe selle siis vea ära parandada. Ja seadistamise all põhimõtteliselt ongi siis, et kõik käibki läbi õiguste, kes mida näeb, mida saab teha, kuidas saab teha, kas ta näeb enda ja alluvate asju, kas ta näeb kas saab muuta enda ja alluvate asju. Ja kõik need moodulid on siis täpselt seadistatav nii, nagu siis ettevõtte jällegi vajadus on. Erinevad seaded, mida me siis lõpuks soovitame Vempli süsteemis kasutada, mingisugused asjad, näiteks, ma ei tea, vaikimise valitud lõunapausi pikkused ja teised võimalikud lõunapausi pikkused ja millal on varasem võimalik lõunapausi aeg ja nii edasi, et kõik sellised seadistused panna. Ettevõte, kes on suuremad ja omavad iseenda näiteks arendusmeeskonda, on võimalik leida siis Vempli API dokumentatsioon siit ülesse. Et kui soovite midagi meie pihta nii-öelda siis ehitada, siis andke minna. See on siis teretulnud. Erinevad teavitused, jällegi üks kirstordil, ma ütleksin Vempli puhul ongi teavituste mallid. Et samamoodi, et nagu arvutamallide puhul kõik need lisaväljad, lisatabelid, mis me oleme nii-öelda siis Vempli süsteemi teinud, kõikide asjade kohta me saame teha erinevaid teavitusi, panna teavituste nii-öelda viisi, kas me saadame ainult nii-öelda äppi või siis nii-öelda kasutajaliidesesse või siis kasutajaliidesesse ja meilile. Pannagi, kes on teavitussaajad või äkki on üldse väljak, kus teavitussaajad võetakse. Ja saame samamoodi erinevad teavituste sisusid ise luua, jällegi mallide näol, et me panemegi lihtsalt töötaja, kuupäev ja järgmise kontrolliajad ja nii edasi. Ja tulebki automaatselt süsteemist võetakse nii-öelda andmed, sisutoodet on teie poolt toodetud ja saab erinevaid teavitusi saata.
saab saata üleüldiselt siis ettevõtte teavitusi, kõiki teavituste logisid on võimalik näha ja emaili saatmise seaded, et kui saadate siit teavitused, siis panetegi, kes on emaili saatja nimi ja emaili vastuse aadress. Et kui nad vastavad teie meilile, siis ikkagi vastus tuleb teile, mitte siis nii-öelda meile. Ja ma arvan, et ma käisingi ise nii-öelda suures pildis selle üle ja nüüd võib-olla siis Jaanikal annakski nii-öelda siis sõna õiguse just nende juhendite poole pealt, et näidata, tutvustada siis ka Vitsa nii-öelda platvormi. Ja, suur tänu, Egon, väga põhjaliku tutvustuse eest ja ma võtangi siit sujuvalt selle üle ja teemegi siis nii, et nüüd jagan mina enda ekraani ja Egoni panen taustale. Nii, ühesõnaga räägime siis natukene Vitsast ka. Ja kui Egoni tutvustusest tuligi väga hästi välja, kuidas töötajad või kuidas põhimõtteliselt teha hästi ja süsteemselt personalihaldust, korraldada töö- ja puhkeaega, siis me teame, et personaliga seoses on üks väga oluline teema, ongi töötervishoid ja tööohutus. Ja siin koha peal ma selles mõttes mainikski kohe juba ära, et mis meid Vempliga siis ühendab, ongi see, et Vemplil on olemas kogu personal ja kogu personali puudutav info ja tegelikult meie koostöö seisnebki selles, et meid on võimalik Vempliga liidestada, ehk siis töötervise tööohutuse seisukohast on oluline, et teil oleks alati up to date töötajate info, ehk siis kes on lahkunud, kes on juurde tulnud ja põhimõtteliselt Vempli liidestusega me iga öö uuendamegi töötajate nimekirja ja töötajate nimekirja mitte lihtsalt, et millised töötajad tulevad, vaid just eelkõige ka kogu see nii-öelda töötajate andmestik, et millised ametikohad, isikukoodid, kontaktandmed, aadressid ja nii edasi. Ja seda te saate ka ise kohati, mitte kohati, vaid tähendab, saate ka ise defineerida. Lihtsalt peate meile teada andma ja siis saame selle teile ära korraldada. Aga meil on olemas alati Vitsas ka standardne dokumentatsioon, kus saab alla laadida niisuguse toreda dokumendi, kus on täpselt meie liidestuse, seadistuse info on kirjas. Et samamoodi on võimalik erinevate programmidega ära liidestuda ja siis sealhulgas eelkõige ka siis Vempliga. Ja kui me nähmegi nüüd, et miks siis üldse võiks mõelda Vitsa peale, et tegelikult hästi tore on näha ja hästi tegelikult töötab ka Vempli puhul samamoodi nagu see tööohutuse ja töötervishoiu pool ka, et saad märkida tervisekontrolli aegu, saad jälgida juhendamisi, saad märkida ära isikukaitsevahendite vajadus või töövahendite vajaduse ja kõik sellised asjad. Mida saab meil ka teha, aga võib-olla lihtsalt vahe on eelkõige selles, et eriti kui te olete ettevõte, kellel on rohkem riske, siis töötervishoid ja tööohutus peaks olema selline igapäevane protsess, millega te tegelete. Ehk siis teil on vaja mitte omada lihtsalt kinnitust, vaid teil on vaja ka aru saada kogu see tegevuse ajalugu, teil on vaja aru saada, mida te tegema peate, kes tegema peab ja kogu see nii-öelda hingeelu, mis selle töötervise tööohutuse taga siis on. Ja ma natuke siis räägingi sellest, et mida siis Vitsas täpsemalt teha saab. Ja ma olengi jaganud need erinevatesse nii-öelda plokkidesse, et jällegi mitte liiga süvitsi minnes, aga andes teile piisavalt ülevaadet, mida Vitsas teha saab. Ja võib-olla esimene teema, millest ma räägingi, ongi ülevaade, et alati, mida me ka klientidelt täna tegelikult kuuleme, ongi ju see, et miks minnakse või miks ei taheta enam Excelites asju teha, ongi see, et ülevaade kaob ära. Sul on iga asja jaoks on erinevad Excelid ja siis sa pead viima erinevatest Excelitest otsad kokku ja aru saama, et kas nüüd selle töötajaga või selle tegevusega on hästi või ei ole. Ja esimene asi, mida me oleme siin nii-öelda leiutanud, ongi selline algoritm nagu riskiindeks, mis tegelikult näitabki ära, millised töötajad vajavad tähelepanu. Ja kuna see on jagatud ekraan, ma ei ole kindel, kas te seda nii-öelda väikest pop-upi näete, aga igal juhul, kui te lähete hiirega riskiindeksi peale, siis ta viskab teile väikse aknakese ja näitab ära, et mis sellel töötajal on valesti, ehk mida temaga peab tegema selleks, et ta rohelisse saada, et roheline on siis kõige parem. Ja antud juhul siin ongi näiteks, et töötajal on kinnitamata isikukaitsevahendeid, tal on kinnitamata juhendeid, tal on kinnitamata väljaõpe,
tal on omandamata või aegunud pädevusi ja temaga on toimunud lahendamata intsidente. Ehk siis ta koondab kõik need erinevad tegevused, mis töötajaga seoses on vaja teha ühe nii-öelda riskiindeksi alla. Ja kui me tahame nüüd natuke laiemalt näha, mis on vaja teha ja kes vajab tähelepanu ja nii edasi, siis meil on eraldi olemas ka näidikute leht. Ja näidikute lehel te samamoodi näete, et see riskiindeksi koond kogu töötajaskonna peale on ka siis siin eraldi välja toodud. Aga näiteks ongi klassikaline juhtum, et olen välja saatnud juhendi, tahan aru saada, kes on oma juhendid ära kinnitanud, kes mitte, ilma et ma peaksin iga töötaja peale klikkima, siis näiteks ongi, lähete siia peale, vaatate, 13 inimest ootel, vajutate peale, vaatate, et okei, nende inimestega pean siis tegelema. Saate siia töötaja profiili minna, sealt vaadata neid kinnitamisi ja sealt siis kas iseenesest vits saadab ise ka meeldetuletusi, aga paratamatult elu on selline, et mõni inimene oskab ignoreerida igasuguseid meeldetuletusi ja mõnikord lihtsalt tulebki minna ja füüsiliselt nagu koputada õla peale ja öelda, et kuule, mine nüüd kinnita, palun ära see. Aga jah, et igal juhul ta annab teile sellise hea ülevaate, et te näete üleüldiselt, mis toimub, te saate selle filtri välja võtta ka osakonna põhiselt, et ta näitab ja teeb teile siis erinevaid graafikuid vastavalt sellele, mis info tal siis on. Et see on siis selline ülevaate koht. Teine osa on siis, mida ma puudutan, on kogu juhendamiste pool, et ma ei tea, on see hea või halb, aga tegelikult see juhendamiste funktsionaalsus on meie kõige enim kasutatav funktsionaalsus ja ka väga tihti just selle funktsionaalsuse pärast otsustatakse vitse kasutama hakata. Ja mida see eelkõige siis tähendab? Üks asi on see, et te saate siia üles panna kõik juhendid. Iga juhendi juurde te saate ära märkida, millisele ametikohale see juhend on kohustuslik või millisele osakonnale see on kohustuslik. Ja selle alusel süsteem siis koostab töötajale siis sellise juhendamiste paketi. Ja näiteks tulebki uus töötaja, kelle siis ametikoht on construction manager, siis põhimõtteliselt süsteem võtab kõik need juhendid, kus on construction manager kirjutatud ja paneb ta kokku ühte sellisesse plokki, mis saab siis saata pärast, näitan teile ka, töötaja profiilist välja töötajale kinnitamiseks. Lisaks sellele, et te saate need sellised seaded paika panna, te saate tegelikult iga juhendi juurde lisada ka erinevaid materjale. Näiteks kindlasti on kohustuslik või oluline siis eelkõige, et oleks juhend ise olemas, ehk siis, et oleks koht, kus lugeda seda infot ja see juhend ise on ka vajalik selleks, kui te peate ka hiljem midagi tõendama, et töötajal on midagi õpetatud. Siis teine asi ongi, et te saate panna siia ka video. Me siis toetame YouTube'i, Vimeot, Loomi ja vajadusel on võimalik veel mingisuguseid linke tekitada, aga need on sellised, mida peamiselt kasutatakse. Ja meil on võimalik panna ka siia välise keskkonna link juurde, mis tähendabki seda, et kui teil on juhendid kuskil oma süsteemis, et siis ta põhimõtteliselt on võimalik see link siia panna, et ta läheb siis teie oma süsteemi seda lugema. Aga me kohe juba ütleme ära, et iseenesest meie sellel koolituse poolel on siis erinevad sellised kontrollid ka peal, mis siis loeb näiteks juhendamiseks kulunud aega. Ja kui te nüüd selles mõttes lähete välisesse keskkonda, siis meie kontrollid enam ei tööta. Nii et seetõttu me alati julgustame pigem panema need juhendid siia, ehitama siin see süsteem üles, sest et siis me saame ka päriselt trackida, mis teil siin on toimunud. Ja samamoodi siin näeb ka siis versioonide ajalugu, et näiteks kui te mingit juhendit ka muudate, siis tegelikult jääb alati jälg maha, et seda on eelkõige ISO seisukohalt on vajalik vahepeal tõestada. Ja iga juhendi juurde saab tekitada testiküsimused ja iga testiküsimuse juurde saab panna valikvastuseid, saab panna pilte ja põhimõtteliselt me ise jällegi soovitame heast praktikast, et iga juhendi juurde 1-3 küsimust kõige olulisemate teemade kohta aitab siis seda infot rohkem kinnistada. Ja nüüd ongi see, et oletame, et juhendid on kõik üles pandud, siis on oluline siis juhendid välja saata. Kas on üks juhend või on siis terve hunnik juhendeid. Ja juhendi väljasaatmiseks on 2 varianti. Üks on see, et te lähete töötaja profiili ja panete töötaja profiililt, saadate talle selle juhendamise välja. Või kui on üks juhend, uus juhend, mida te tahate kõikidele nendele ametikohtadele välja saata, siis on meil selline asi olemas nagu saada kõigile funktsionaalsus, mis tähendabki, et seda nuppu vajutades ta näitab ära, millistele inimestele ta siis selle juhendi saadab otse siis meili peale kinnitamiseks.
pärast näitan ka siis, kuidas see töötaja vaatest välja näeb. Ja siin saabki siis vaadata, see on niisugune edenemisriba eesti keeles, saab näidata siis või näitab eelkõige, et siis seda protsenti, palju on kohale toimetatud ja palju siis, või tähendab, kohale on igal juhul toimetatud, aga palju on kinnitatud ja palju on kinnitamata, et siis saate vaadata seda edenemist eelkõige. Nii. Ja nüüd ma näitangi, kuidas see asi töötaja poolelt välja näeb, et ütlemegi, et meil on siin Adam, kes on siin olnud tööl mõnda aega, siis tal ongi tehtud erinevad siis juhendite plokid, siis kui ta tööl, ütleme, ta mitu aastat tööl, siis vahepeal tuleb teha korduvjuhendamisi ja kõik need asjad toimuvad siis siin selles vaates. Ja kõige võib-olla siis olulisem teile näidata ongi see, et ütlemegi, et töötajale on siis välja saadetud sellised juhendid, töötaja saab e-maili peale lingi ja selle lingi pealt ta siis näeb sellist vaadet. Ma kohe näitan teile. Nii, pean kohe vahetama. Nii. Ja näeb siis sellist vaadet ja siin on antud juhul ongi juhend on juba kinnitatud ja siin siis põhimõtteliselt, mida töötaja peab tegema, ongi, et ta käib läbi kõik need materjalid, need on alguses kõik punases, peab vaatama videot, lugema juhendid, tegema testi ja kõik niimoodi ilusti läbi töötama ja kui tal on kõik läbi töötatud, läheb kõik roheliseks ja talle avaneb ka kinnitamise kast. Ja kinnitamine toimub siis unikaalse SMS-koodiga, ehk siis nii, kui töötaja vajutab kinnita, talle tuleb mobiiltelefonile SMS, mille ta peab siis siia sisse, siin on avaneb üks kastike ja peab sinna sisse nii-öelda lisama. Ehk siis esiteks töötajal ei ole vaja eraldi kontot, ehk töötajal ei ole ka mingit äppi, vaid et kõik info edastamine toimub siis kas e-maili teel või siis SMS-i teel. Ja kõik need nii-öelda juhendamiste lingid on talle seni kaua aktiivsed, ehk ta saab neid hiljem meilist uuesti vaadata, kuni ta on aktiivsete töötajate seas. Nii kui ta ära arhiveeritakse, ta ei pääse enam sellele materjalile ligi. Et see on alati oluline nii-öelda olnud ära mainida meie inimestele. Ja kui nüüd lähemegi tagasi, siis samamoodi toimub juhendamine väljaõppe korral, samamoodi tegelikult toimub kinnitamine ka isikukaitsevahenditega, et teil on võimalik määrata töötajale erinevaid isikukaitsevahendeid, töötajale tekib selline pakett, sa saad 2 varianti, kas siis saata talle kinnitamiseks, ehk samamoodi läheb tema e-maili peale üks link, millel ta näeb siis need isikukaitsevahendid, mis tal on väljastatud ja ta kinnitab selle, et ta on need kätte saanud. Aga näiteks kui endiselt mingil põhjusel te peate midagi ka paberil paberil siis kinnitama, siis saate vajutada nuppu käsitsi allkirjastatud. Aga sellisel juhul me alati soovitame töötajate näiteks dokumentide alla panna ka see paberversioon näiteks skaneerituna, et siis saab kindel olla, et teil ei kao ükski dokument ära. Vot, et see on siis kõik, mis puudutab neid kinnitamisi. Siin on muidugi väga palju selliseid väiksemaid teemasid juures, et näiteks, et te saate ükshaaval juhendeid kinnitada, aga ma liiga pikalt siia kinni ei jää. Võib-olla, mida ma juhendamiste juures veel ära mainiks, on võib-olla ainult see asi, et kui on meil väga palju juhendeid, siis mis on veel oluline, on see, et võib-olla ei ole mõistlik töötajale kõik a la 15 juhendit korraga kätte saada, vaid tegelikult tuleks need jagada nii-öelda erinevatesse plokkidesse ära ajatada. Ja see tähendab eelkõige seda, et igal ametikohal on nii-öelda vasakus tulbas ajatamata juhendid ehk kõik juhendid, mis on tema ametikohal kohustuslikud. Ja siia kõrvale saab tekitada erinevaid blokke, kuhu need juhendid siis ära jagada. Ja siia üles märgitegi ära selle intervalli, kui mitme päeva möödudes siis peaks uus plokk välja minema. Ja eelkõige nagu praktiliselt sellest rääkides ongi see, et kui me räägime, et tegemist on näiteks tootmisettevõttega, kus on palju masinaid, iga masina kohta on mingisugune juhend, et siis mina soovitan tavaliselt niimoodi teha, et te võtategi, ma ei tea, 3-5 juhendit, las töötaja töötab läbi, siis te teetegi väljaõppe sellele, las ta läheb iseseisvalt tööle ja kui on näha, et sellega on kõik hästi, siis läheb järgmine plokk välja. Ja võib-olla see intervall isegi ei peaks olema 1-3 päeva, vaid see võibki olla näiteks nädal. Et nädal ta tegeleb ühtede masinatega, nädal tegeleb teiste masinatega ja kolmandal nädalal kolmandate masinatega. Sellega te annate tegelikult töötajale võimaluse midagi omandada nii teoreetiliselt kui ka siis praktilisest vaatest. Et selles suhtes see ajatamine on üsna nagu kasulik funktsioon. Nii, kui me nüüd nende juhendamiste pealt edasi liigume, siis teine teema, millest ma tahaks teile rääkida, on riskianalüüsid.
et me oleme teisi kõrval siis teine ettevõte, kes on riskianalüüside tegemise automatiseerinud. Me kogu aeg arendame seda funktsionaalsust edasi, aga põhimõtteliselt, mis siis meie riskianalüüside puhul eriline või siis sihuke huvitav on see, et meil on sisse viidud siis natukene selline eeldefineeritud kalkulatsioon ehk siis, et kui te hakkate ohutegurit siia lisama, siis vastavalt sellele, panemegi masin X, vastavalt sellele määrame ära ametikohad, mida te olete valinud omale kestusele, mida te olete valinud omale tasemeks, ta arvutab teile selle riskitaseme ise välja ja te saate siia olukorda kirjeldada või ohutegurid siis iseloomustada, te saate vaadata üle tervisemõjud ja kui me oleme valinud siin üldse näiteks mingisuguse kõrge, siis tegelikult süsteem pakub ka erinevaid selliseid häid praktikaid riskimaandusmeetmetena, aga te saate alati oma nii-öelda meetmeid ise siia ka juurde lisada. Aga ütlemegi, et oleme siia 2 tükki midagi võtnud, paneme edasi ja nagu näete, siis süsteem siis tekitabki sellise järgmise ohuteguri ja niimoodi, et te tegelikult saate siis kogu selle riskianalüüsi valmis teha. See on tegelikult väga kiire ja samamoodi, kui teil on näiteks eeldefineeritud variantidest midagi ei sobi, siis iga ohuteguri juures on võimalik panna muu ohutegur, kus te siis saate ise täiesti nullist nii-öelda koostada omale seda ohutegurit, määrata neid kestuseid tasemeid ja ta siis vastavalt selle maatriksile, riskihindamismaatriksile, mida te seal valite, siis paneb teile selle riskitaseme kokku. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui te selle riskianalüüsi olete ära teinud, siis kõik tegevused, mida te valite, kõik tegevused lähevad siia tegevuskavasse ja te saate siin määrata vastutajaid, saate määrata tähtaegu, lisainfot ja siis hakategi jälgima lihtsalt, et kas nagu need staatused siin muutuvad, saate märkida, kui need on lahendatud. Vastutajad saavad samamoodi e-maili peale omale teate, et nad on määratud mingi tegevuse vastutajaks ja sealt nad saavad ka märkida, kas see on lahendatud või mitte. Ehk siis teie, kes te olete näiteks peakasutaja siin, teie saate lihtsalt jälgida, mis taustal siin toimub, nügida kedagi, vaadatagi, kui suured või kui head edenemised on. Ja jällegi praktilisest vaatest, et meie kindlasti ei soovita teha selliseid suuri pakse riskianalüüsi, nagu vanast ajast on, me mäletame paberite peal 100 lehekülge, 150 lehekülge, et selle lihtsalt ei ole kasu. Et meie pigem soovitame riskianalüüse tehagi kas osakonnapõhiselt, ametikohapõhiselt, masinapõhiselt ja kui te hakkate hiljem tegevuskava vaatama, te saate filtreerida vastavalt sellele riskianalüüsile, mida te just vaadata tahate, saate vaadata neid tegevusi. Ja põhimõtteliselt, mis selle, me teame, et riskianalüüsid tuleb teisi üles panna, siis mida teha saate, nii tegevuskava kui riskianalüüsid te saate ka Excelina alla laadida ja näiteks siis teisi üles panna. Kunagi ehk tegeleme sellega, et ka teisiga mingisugust otseühendust saada, aga hetkel peab sellise väikse käsitöö tegema, aga tean juba omast käest, et see ei ole väga keeruline. Ja veel, mis on hästi oluline, on see, et iga riskianalüüs, mis on töötajatele tehtud, mitte töötajatele tehtud, vaid on ettevõttele tehtud, tuleb saata ka töötajatele ülevaatamiseks. Ehk siis nagu te antud juhul siin nägite, siis ütleme, et see on üks riskianalüüs, siin on märgitud need ametikohad, kellele see risk on, siis süsteem automaatselt teeb igale ametikohale, kui on tehtud uus riskianalüüs, siis igale ametikohale, mis on selles riskianalüüsis mainitud, teeb eraldi riskianalüüsi, ainult ametikoha põhise ja see läheb töötaja kinnitamise vaatesse ja vajab väljasaatmist. Ehk siis töötaja saab ainult sellise riskianalüüsi, kus on ainult teda puudutavad riskitasemed ja ta vaatab selle üle ja saab selle ära kinnitada. Ja see on väga hea riskianalüüs ka tervisekontrolli arstile saatmiseks. Ehk siis, et jällegi ka need arstid ei peaks lappama neid suuri ja mahukaid ja täiesti laialivalguvaid riskianalüüse, vaid ta saab keskenduda ainult sellele konkreetsele inimesele, sellele ametikohale, kes tema ees on. Et ühesõnaga selline lahendus. Kui me nüüd edasi lähme, siis eriti tänu COVID-i sai alguse kaugtöö buum ja me teame tööandjatena, et te põhimõtteliselt mingil määral vastutate ka selle eest, mis tingimustes töötaja töötab kodus, et kui tal ikkagi kodus tingimusi ei ole, siis ta tegelikult peaks käima kodus või tähendab mitte kodus, vaid kontoris ja teie selles mõttes
te ei saa seal väga palju nagu otseselt kättpidi muuta, aga teil on võimalik saada ülevaade, millistes tingimustes töötaja töötab ja töötaja annabki kinnituse, et tema tingimused kodus on piisavalt head, et oma tervist hoida. Ja meil on siis tekitatud selline süsteem, et te saate saata töötajale siis kaugtöö riskianalüüsi täitmiseks. Tegemist on siis sellise, kuidas öelda, siis sellise ankeediga ja töötaja peab siis vastama siin erinevatele küsimustele. Ja vastavalt sellele siis see nii-öelda ankeet, kui ta ära vastab, et siin mingit hinnangut ei anta, et hinnangu annate te lõpuks ise, kui ta on ära vastanud, et te saate üle vaadata, mis need vastused olid. Siia lõppu peab, tegelikult ei ole kohustuslik, aga saab lisada ka 2 pilti, et antud juhul ma vist ei pannudki neid pilte siia, et saab lisada 2 pilti, et siin on nagu see teema, et osa ettevõtteid arvavad, et pilt on vajalik, osa arvavad, et ei ole ja Andmekaitse Inspektsiooniga ka on nagu sihuke arutelu, et kas on vajalik või mitte, et lihtsalt see pilt võimaldaks ka spetsialistil hinnata, et kas see töökoht päriselt on ikkagi piisav, aga samas me alati ise ütleme seda, et sellel pildil peaks olema ainult töökoht, et mingit perepilti, midagi ei tohiks seal olla, samamoodi ei tohiks olla nii-öelda aknast väljavaadet ja muud osa toast kui ainult see töökoht on ju, et selle alusel me saame veenduda spetsialistidena, et see töökoht on piisav. Ja igal juhul jah, et sellised need ankeedid saab ilusti välja saata, töötaja vastab sellele ankeedile ära ja teile ilmubki siia siis kas PDF või siis see nii-öelda vaatamise võimalus. Et see on siis see riskianalüüsi pool. Järgmine teema, mida ma tahaksin puudutada, ongi intsidendid ja tööõnnetused. Ehk siis tööõnnetust loodetavasti teil neid väga palju ei juhtu, aga kui juhtub, te saate õnnetuse lisada. Põhimõtteliselt, mis on selle siia lisamise pluss ongi see, et kui te valite töötaja, siis süsteem täidab ära nii palju infot selle töötaja kohta, mis tal nagu võimalus on lisada siia. Teie peate lisama lihtsalt tööõnnetuse andmed ja põhimõtteliselt, kui te selle kõik ära täidate, siis süsteem koostab täpselt sellise tööõnnetuse raporti, mis vastab määrusele ja mille saate esitada siis Tööinspektsiooni. Samamoodi võite selle lihtsalt teisi üles laadida. Aga kui me räägime ohtlikest olukordadest, mis on just täpselt see, millest ma nagu alguses rääkisin, et see on protsess, mis on igapäevane ja millega tuleb pidevalt tegeleda, et kui keegi märkab mingit ohtlikku käitumist, ohtlikku olukorda, siis peaks seda raporteerima. Ja siin on 2 varianti. Üks on see, et saab lisada vitsa kasutajad, näiteks need on meistrid, osakonnajuhid, kes siis raporteerivad otse vitsa, et midagi on juhtunud ja iga intsidendi korral saab määrata siis jällegi vastutaja, tähtaja, et näiteks, ma ei tea, kuskil on mingisugune kate on maha tulnud, on ju, masinal mingi kaitsekate on maha tulnud, et siis ole hea, paranda ära see, et saad saata selle vastutajale lahendamiseks ja samamoodi vastutaja saabki siis panna, kas ta tegi ära selle või ta ei teinud ära ja ta saab lisada kommentaare ka, et näiteks ma ei teinud ära sellepärast mul ei ole materjale või et tähtaega peab pikendama või mis iganes. Ja teie siis saate jällegi vaadata neid staatuseid siin. Aga teine variant on veel, mida jällegi praktiliselt, kui ka sisuliselt asjale lähendada, on see, et teil on võimalik siis välja printida QR-koodid. QR-kood tuleb siis PDF kujul, saate välja printida ja oma töökeskkonda igale poole üles panna need ja töötajad siis saavad mobiiliga seda QR-koodi skännides, saavad siis raporteerida erinevaid ohtlikke olukordi ja need ilmuvad samamoodi teile siia süsteemi ja te saate nendega edasi tegelema hakata. Samamoodi on siin võimalik võtta ka seesama QR-koodi link, kui te tahate, keegi tahab seda läbi arvuti ikkagi raporteerida, et otseselt vitsa sissepääsu selleks ei ole vaja, et see käibki lihtsalt läbi lingi nii-öelda. Ja selle eesmärk ongi see, et teil on kogu aeg ülevaade, mis teie ettevõttes toimub, teil on võimalik alla laadida ka Exceli raport selle kohta, et saate välja filtreerida, millal midagi juhtus ja nii edasi, et see võimaldab siis nii-öelda seda ülevaadet hoida siis igapäevasel siis töötervise tööohutusalasel nii-öelda olukorral ja samamoodi need näidikutest te näete ka siis ära, mis siin intsidentides on toimunud, intsidentide staatused, intsidentide tüübid. Intsidentide tüübid te saate ise määrata, ehk siis need ei ole meie poolt ette öeldud. Te saate sinna panna täpselt need tüübid, mida teie siis oma ettevõttes kasutate. Seal on teatavad sellised head praktikad jällegi ja siin saame meie teile ka nõu anda, aga üldiselt
paljudel ettevõtetel on need juba isegi nagu määratud. Vot, et see on intsidendid ja tööõnnetused. Ja võib-olla üks uus tore funktsionaalsus, mis meil just hiljuti tegelikult valmis sai, on selline asi nagu pädevused. Et väga paljudes ettevõtetes on erinevad töötajatel on vaja kas töö tegemiseks erinevaid sertifikaate, tunnistusi, ongi erinevaid pädevusi. Ja meil on siis võimalik teha selline funktsioon, kus on võimalik siis kõigepealt tekitada globaalne pädevus. Näiteks antud juhul siin on tuletöötunnistus. Ja tuletöötunnistus ongi siis määratud siin antud juhul construction managerile, aga ma saan siia juurde lisada veel erinevaid neid ametikohti. Ja põhimõtteliselt, mis siis nüüd juhtub, on see, et nendele ametikohtadele tekkis siis pädevus tuletöötunnistus. Nii et kui me lähmegi näiteks ühe töötaja peale, kes on construction manager, siis temale peaks olema siia tekkinud tuletöötunnistus. Ehk siis, ja nüüd ongi see, et sellel töötajal, nagu te näete, see väike kolmnurga märgike, see tähendab seda, et sellel töötajal on tuletöötunnistus kohustuslik, aga antud juhul seda tal ei ole. Ehk siis, kas tal on aegunud või ta ei ole seda üldse saanudki omale. Ja tuletöötunnistus siis nii-öelda selle aktiveerimiseks töötaja jaoks, et ta riskiindeks ka väiksemaks läheb, on siis vaja lisada omandamise kuupäev ja saab lisada ka faili. Ehk siis ühesõnaga selle alusel süsteem hakkab lugema, et töötajal on tuletöötunnistus olemas ja kui sellel on ka aegumise tähtaeg, näiteks intervall 1 aasta, siis süsteem tuletab ka meelde, kui see nii-öelda koolituse tähtaeg hakkab siis kätte jõudma. Seda kõike saab teha ka esmaabitunnistustega, näiteks kui te olete toiduainetega kokku puutuvad ettevõtted, siis tervisetõenditega, et te määrate ära, kellel on tervisetõendit vaja ja süsteem paneb kohe talle automaatselt külge, tuleb tööle näiteks uus klienditeenindaja, siis paneb talle automaatselt külge, et tal on vaja tervisetõendit. Te saategi vaadata, väga hea, mul on vaja ta saata näiteks sinna tervisekontrolli, tervisetõendi omandamiseks. Ehk siis kogu aeg on selline ülevaade. Kus veel seda kasutada saab, on näiteks, kui teil on tootmine ja teil on masinate jaoks vaja teatavaid pädevusi hallata. Ehk siis te saate siia globaalsete pädevuste alla, te saate luua erinevaid masinate pädevusi ja siis määratagi ära, et näiteks, et nendel ametikohtadel on see pädevus kohustuslik. Ja teine asi, mida te veel saate teha, et ei pea neid ametikohti valima, jätategi tühjaks ja siis te saategi lihtsalt selleks, et ise arvestust pidada, võtategi näiteks, et Anna on olnud tubli ja tal küll ei ole otseselt seda konkreetset pädevust vaja, aga ma põhimõtteliselt, mul hetkel ei ole vist tehtud ühtegi seda nii-öelda masinapädevust, aga et põhimõtteliselt ma saan talle siit määrata siis masinapädevuse ka, et näed, et ta saab lisaraha omale teenida ja see pädevus on tal olemas. Vot nii, et see on siis see pädevuste koha pealt ja võib-olla siis ongi viimane, võib-olla kõige olulisem suurem funktsionaalsus, millest ma räägin, on tegelikult tervisekontrollid. Et tervisekontrollide koha pealt on olenevalt siis, keda te oma tervisekontrolli partnerina kasutate, et meil te saate, teil on põhimõtteliselt 2 varianti, kas te kasutate tervisekontrolli selleks, et te hoiate siin otsuseid ja tervisekontrolli otsused saate lisada siis siia tervisekontrollide alla ja iga otsuse juurde saate siis kogu selle info ka panna, et millised ettepanekud on tehtud ja põhimõtteliselt on võimalik siis töötajate põhiselt või nüüd kõik töötajad koos kõikide selle otsuse infoga on võimalik ka välja eksportida, kui te tahate näiteks mingisuguseid kokkuvõtteid teha. Samamoodi on võimalik tervisekontrolli infot ka importida, et näiteks võib-olla Meliva puhul, et nad pakuvad teile tervisekontrolli otsused Excelina, siis tegelikult te saate selle Exceli siia üles lisada või üles laadida ja süsteem siis jagab iga töötaja peale siis selle info nii-öelda laiali. Aga mis on võib-olla veel selline huvitav, et meie enda partner on hetkel ESME töötervishoid ja meil on tehtud ka liidestus nende haigla infosüsteemiga, mis tähendab seda, et kui teie kasutate näiteks ESMEDit või soovite ESMEDit kasutama hakata, siis te saate omale aegu broneerida Vitsa süsteemist. Ehk siis teile tekivad ESMEDi broneerimissüsteemist nii-öelda siis avalikud ajad tekivad teile siia ja te saate iga töötaja kas siis saata, hetkel ei ole ühtegi vaba aega, aga me võime siin teha ühe näite, et lisame siia ühe vaba aja, antud juhul näiteks see.
ja te saate siis, teil on 2 varianti, ehk siis kas kutsute töötaja ise aega valima, ehk siis talle tuleb email, kus on link, kus ta saab omal aega valida, või siis teine asi, te saate talle määrata ise sobiva aja, mis teile tundub, et ta võiks sellele töötajale sobida. Ja mida siis töötaja selle tulemusena saab? Ta saab omale kinnituskirjad, meeldetuletuskirjad, või tähendab meeldetuletuse SMS-i ja ka vajalikele dokumentidele juurdepääsu, kui on tervisedeklaratsiooni vaja täita ja nii edasi. Ja jällegi samamoodi automaatselt, kui töötaja käib tervisekontrollis ära, automaatselt tekib töötajale ka otsus tema siis siia tervisekontrollide alla. Jällegi riskiindeks näitab ära, et tal on uus otsus ilusti olemas, nii et te ei pea siin eraldi neid otsuseid taga ajama, te ei pea neid otsuseid omavahel vahetama, vaid et need nii-öelda info jagamised toimuvadki kõik täiesti automaatselt. Ja ehk siis ongi, kui teil on selle automaatselt siin nii-öelda Esmedi aegu ei ole, et me peame selle võimaluse sisse lülitama, kui teil selle vastu huvi on olemas. Ja nüüd tõesti viimane asi, millest sellised nii-öelda väiksemad funktsionaalsused, millest räägin, on see, et saab lisada loomulikult vitsa ka erinevaid kasutajaid ja kasutajad saab kõik ära piirata erinevate õigustega. Ehk siis, et näiteks nagu ma mainisin, et võib-olla te tahate, et näiteks kõik meistrid, kõik osakonnajuhid hakkaks intsidente raporteerima, siis teil on võimalus anda talle ainult intsidentide muutmise ja vaatamise õiguse ja kõik muud teemad, sealhulgas näiteks tervisekontrollid, tervisekontrolli otsused, et sellised jäävad tema jaoks nagu peidetuks, et ta ei näe üleliigset informatsiooni. Ja samamoodi iga osakonna juhi saab ära ka piirata, et ta näeb ainult oma osakonna töötajaid. Et selline nii-öelda GDPR-i seisukohast on oluline funktsionaalsus, et see on üks asi. Ja teine asi on siis teavituskirjad, ehk siis kõik erinevad teavituskirjad on meil siin kättesaadavaks tehtud, ehk siin saab määrata, millal tulevad meeldetuletused või kui tihti need tulevad, kes neid meeldetuletusi või neid teavitusi peaks saama. Ja on võimalik ka neid teavitustekstide sisusid ka muuta erinevates keeltes samamoodi. Ehk siis VITS täna tegelikult on siis süsteemi keelena on olemas eesti, inglise, leedu, läti ja poola keeles ja vene keel on meil siis töötajaga kommunikatsioonis. Et kui töötaja keeleks on pandud vene keel, siis kõik SMS-id, e-mailid, kõik lähevad talle siis vene keeles. Vot, et ühesõnaga, et laias laastus on see kõik, mida ma täna siin teile vitsast räägin. Päris pikaks läks meil see jutu ajamine, aga ma arvangi, et saame siin otsad kokku tõmmata, et ma loodan, et te saite aru, mida teeb Vempli ja ma loodan, et te saite aru, mida teeb VITS. Ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage meile julgelt ja loodame, et teile meeldis, mida me siin tegime. Ja, suurepärane, Jaanika, väga põnev oli kuulata, et ma olengi suht kindel, et kõik inimesed saavad oma mingisugused vastused juba kätte ja kui mingid küsimused jäävad ikkagi õhku, siis mõlemal on kodulehekülje peal nii email kui ka telefoninumber kindlasti olemas, et saab ühendust võtta. Just nii. Aga igal juhul suur tänu teile ja kohtume mõnel järgmisel webinaril siis. Tšau! Tšau!